Tere õhtust, head vaatajad-kuulajad. Detsembrikuine teadmiste tee alustab. Minu nimi Kristjan Jung ja minuga koos siin Ingvar Villida. Tervist. Ingvar, kui kaks meest niimoodi kokku saavad, nagu meie siin praegu, eriti 300 pluss inimese silme all, siis mis oleks loomulikum kui küsida, et millal sa viimati armunud olid? Oi, kui hea küsimus. Vaat see paus on see meenutuspaus, eks ole. Sa meenutad, kas abikaasa vaatab või vaata? Ja... Ei, mitte seda. Meil ei ole selliseid probleeme. Lihtsalt ma mõtlen, millal see võis nagu olla. Kui see on nii vana asi, siis see on väga ammu olnud. Jah, mõtleks niimoodi. Et see sinu niimoodi igapäeva maailma enam ei kuulu kuidagi? Jah, see ei häiri mind enam. Ütleme niimoodi. Tavaliselt ikka inimesed ju ütlevad, et aeg-ajalt on vaja armuda või kui ei ole ammu armutud, siis on kuidagi nagu miskit puudu. Et sa seda vaadet ei jaga. Ma arvan, et need inimesed, kellel on tegemist rutiiniga, kus läheb võib-olla igavaks ja tahavad uut sellist võrdsu või särtsu saada, siis neil on see kindlasti väga oluline. Aga kui su elu on ilma sellise rutiinsuseta, ehk sa ei tea, mis see rutiin on nagu enam, siis sellist särtsu pole vaja, sest elu on muutunud nagu ühtlaselt huvitavaks ja selliseks mitte igavaks igal juhul. Mis see armumine üldse on? Kas see on lihtsalt järjekordne emotsioon või on ta millegi poolest eriline? Arvamist on loomulikult üles puhutud aegade jooksul, sest ta on niivõrd võimust tunne, eks ole. Aga et ta on tunne, siis tahes-tahtmata ta klassifitseerub emotsioonide hulka. Ja kui vaadata sügavamalt, siis see tekib alati mingi äratundmise tõttu. Ehk inimene tunneb ära teises inimeses sündmused, mis on kunagi varem, eriti lapsepõlves just olnud. Eks sealt tuntakse ära ka siis ema või isa või keegi, kes oli väga oluline lapsepõlves. Ja seda teab loomulikult alateadus, mitte inimene, eks ole, see muidu ei töötaks üldse niimoodi. Ja see alateadustatud pool siis tõstab üles sellised nagu, ta on tagasi. See ongi see inimene, kes oli väga oluline kunagi. Ja see on siis see tunne, mida me nimetame armumiseks ja armastus nagu taasleidmine. Ma olen leidnud selle inimese uuesti. Et seda viib läbi alateadustatud pool, siis on väga keeruline seal leida ratsionaalset põhjust. Sest inimesed tavaliselt ei tungi nii sügavale nendesse teemadesse, et mis see peamine põhjus või kõige olulisem põhjus on. Ja seetõttu see on selline natuke nagu müstifitseeritud osa võib-olla või kuidagi üles tõstetud osa ja väga oluline inimestele. Aga kui sügamale vaadata, siis see on samasugune protsess, kuigi teise maiguga on vihastamine, automaatne vihastamine või laiskund, mis peale tuleb. Need kuuluvad kõik samasse automatismi klassi. Aga et armumine on selline neist erinev ja selline värvikas ja selline ergas, siis tal on ka teistsugune lugu juures. Aga põhimõtteliselt on siis tegemist lihtsalt sõltuvusega? Tead, ma isegi ütleks, et see on sõltuvus, jah, küll sõltuvus kogemusest, sest kui see tuleb peale, ehk see aktiveerub siin sees, siis loomulikult inimene on selle mõju all väga pikka aega võib-olla, eks ole. Võib-olla lühemat aega, sõltub, kuidas keegi seda reguleerib enda sees. Aga ma ütleks niimoodi, et kui vaadata hästi pragmaatiliselt, siis kõik sellised automaatsed reaktsioonid loovad inimesel sõltuvust. Kuidas siis teadlik inimene käituma peaks, kui armumine peale tuleb lihtsalt ära vabastama? Teadlik inimene saab aru, et see on protsess, mis on nüüd käivitunud. Mitte tema ei ole käivitunud, vaid miski muu siin sees on selle käima tõmmanud. Ta mõistab seda. Kas ta nüüd selle järgi läheb või ei lähe? Siin on küsimus selles, et kes keda juhib, kas see kogemus juhib mind või mina juhin kogemust. Teadlikul inimesel on see dilemma siin.
ja kui ta tahab teadlikuna ehk arvukuna edasi püsida, siis ta teab juba valikut. Aga see, nagu sa ütlesid, värskus ja värvid ja kirkus, et kuidas seda siis ellu saada, kui armumisest loobuda? Noh, on ju teisi reaktsioone ka, mida võiks ju aktiveerida või lasta neil aktiveeruda selleks, et seal kirkus tuleks, aga nad on kõik sellised teatud mõttes nagu normist väljumised. Et siin tuleks siis jällegi seletada, mis see norm siis on. Norm on minu meelest selline ühtlane olek. Ei ole igav, ei ole ka liiga aktiivne, ei ole väga armunud, ei ole ka üldse mitte armunud. Eks see on selline nagu mingi keskmine kogemus, mis meil on, aga ei häiri meie arvukust. Ma arvan, et see on võib-olla hea selline nagu alus. Aga kõik sellised sealt üle hüppavad või üle aktiveerivad protsessid on juba siis sellised, mis tahes-tahtmata sunnivad meid vastavalt tegutsema, ükskõik milline see kogemus on, ja paraku minetab inimene oma teadvustamise võime. Ja. Nii et kõrvuni armunud olla ei maksa, aga kuskile nabani on okei või? Ma arvan, et see on okei ikka jah, et ega ma ei saa öelda, et see pole okei, aga kindlasti võiks vaadata seda, et seda juhtimise osa siin. Et kes see siin nagu üle võtab, kas see tunne, see kogemus võtab juhtimise üle või jääb inimene oma teadlikkusega juhtpositsioonile. See on oluline, sest kui juhtimine antakse üle, siis tihti peab pärast kahetsema, mida ma siis nagu tegin, eks ole. Või kuidas see siis läks või siis magamata ööd ja vähkrimised ja fantaasiad ja kõik muud peas, mis nagu võtavad selle inimese vabaduse tegutseda nagu ära. Kas vastupidine on ka võimalik, et ei ole selline automaatne armumine, mida siis kontrolli all hoida, vaid et teadlikult tekitada armumine siis kellesse iganes? Teadlikult võib ka tekitada, kui inimesel on selline võimekus olemas. Ehk ta võib ise aktiveerida selle kogemuse. See on põnev iseenesest. Sest siis saab inimene aru, et ta ise teeb seda. Ja siis ta võib reguleerida seda, nagu talle võib-olla vaja on. Aga üle ka ei tohi nagu minna sellega, sest siiski teadvustamine siis kaob ära. Ja mida aktiivsem on mingisugune kogemus, seda passiivsem on teadvustamise võime ehk arvukus. Tavavaates on sageli nii, et armumine on nagu selline esimene etapp ja siis sellest kas kasvab välja armastus või see areneb armastuseks. On need omavahel seotud kuidagi? Ja ikka on, loomulikult on. Kuid vaata, kui kellessegi armutakse, siis see on vaata selline nagu olukord, kus keerutatakse siis selle objekti ümber. Kellesse siis ollakse armunud, eks ole. Kuid samas, kui ma vaatan kas või vastuarmastust, kas seda sealt tuleb või ei tule, eks ole, siis see on juba teine teema natukene, aga siiski seda peaks ka vaatama. Ja armastus, mis sealt järgneb, on äkki ei pruugigi vaata alati järgneda, eks ole, kui niimoodi vaadata. Et vahest on lihtsalt selline armumine ja nagu selline hästi lühikene see kogemus, aga see venida ka pikaks. Ja pikk kogemus sellest tähendab seda, et ma tahan, et see inimene või objekt, eks ole, oleks pidevalt siin minu juures, et ma tunneksin seda armumise ja armastuse tunnet. Ehk see tähendab midagi sellist, et see mineviku kogemus, kui rääkisin sellest alguses, kus ma tundsin ennast hästi turvaliselt ja niimoodi hoitult ja mind ka hoiti ja kandub üle siis kellessegi inimesse ja ma hoian sellest kinni. Ja ma teen kõik võimalikku, et see ei katkeks ära. Et see inimene oleks mu juures. Et ta ei läheks ära, et ta ei solvuks näiteks ja nii edasi. See on siis
see armastuse osa, see on võib-olla kinnihoidmise osa, võib-olla selline endale hoidmise osa. Sest kui tuua siia sisse üks selline eksperiment, et kui lahutada või võtta see inimene või see komponent ära siit, eks ole, siis tekib kannatus, tahes-tahtmata. Ja kannatus näitab ju alati ilmajäämist. Ma jäin ilma millestki, mis oli mulle oluline. Aga ilmajäämine tähendab omakorda ju hoidmist, enda juures hoidmist, omale hoidmist. Nii et selles mõttes ei pruugi armastus olla tolerantne, vaid on hoopis omandi teema, omandi küsimus. Sellest ma arvan, me räägime veel pärast pikemalt ka, aga ma tuleks korra tagasi selle sama vanemate analoogi juurde, et see, et nagu sa mainisid, et võibolla otsime, eks ole, naised siis oma isa figuuri, kellesse armuda ja mehed ema figuuri, et kas see on alati nagu paratamatu protsess või kas saab kuidagi ilma selleta ka või? Tead, ma arvan, et see on ikkagi paratamatu, sellepärast, et võta loodus on niimoodi üles ehitanud inimese ja loomad seal hulgas muuseas, linnud ja kõik, kellel on paarilist vaja, et siin peab töötama analoogia. Sest kui ma oleksin siis see vanajumal, kes selle süsteemi inimese sisse loob, eks ole, ma mõtleksin niimoodi, et okei. Nii, siin on ta sellises olukorras, kus ta on selline emaga või isaga või ükskõik kellega, kes on talle väga positiivne, siis selleks, et ta tulevikus leiaks endale partneri, panevad talle sisse mehhanismi, mis tekib äratundmisena ehk äratundmise mehhanismi. Mis siis varjan ära ja ei anna üldse teada, et see on hoopis teine inimene, eks ole, teine subjekt, vaid panen sinna juurde lihtsalt mõned detailid, et vot selles inimeses, kellesse ma ära armun, et seal on mõned detailid, mis meenutavad seda isikut. Ja need detailid siis aktiveerivad siis selle vana kogemuse, tänu selle, et aega on väga palju mööda läinud, tavaliselt, eks ole, sealt lapsepõlvest ja armumise hetkeni, siis see on ka ajaliselt uudne. See on nagu vana tuttav, eks ole, keda ammu pole näinud, tuled ikka rõõmsalt, eks ole, ja vastu. Ehk ajaline faktor pluss siis see mehhanism käivitab siis armumise. Armumise tulemusel tekib taasmeenutus, justkui taasmeenutus jutumärkides, mitte inimese aruka või teadliku poole jaoks, vaid alateadvustatud poole jaoks. Et see on käivitav mehhanism, mille tulemusel inimene siis justkui leiab sama inimese uuesti. Eks ole, see on see kogu see teema, eks ole. Ja milleks siis selline armumine? Selleks, et sigida. Eks ole? Ja, sest muidu saab ju inimkond otsa, kui ei ole selliseid armumisi. Ja siit tekib siis selline järjepidevus. Ehk armumine, armastus loob eeldused seksuaalsusele ja see loob eeldused siis järglastele, nende saamisele. Nii et minu meelest on see kaunis selline nutikas süsteem, töötab väga hästi ja kui ma hakkan mõtlema, mis see muu impulss võiks olla järglaste loomiseks? Mis asi siis? Seksini peab ju jõudma kuidagi, eks ole, sest ilma selleta on keeruline, aga kui sa nüüd vaatad, millised on need eeltingimused, et seks oleks võimalik üldse, siis see on loomulikult meeldivus, see on ju avatus, see on usaldus ja nii edasi. Ja see ei teki siis või sellistele puhkudel, kus see ei ole turvaline. Aga turvalisus tuleb kaasa lapsepõlve kogemustest. Ja. Nii et see nutikas süsteem. Aga siis põhimõtteliselt üdini utilitaarne, et või on seal armumises ja armastuses ka, nagu räägitakse, et inimene leiab oma hinge sugulase või kandub läbi elud, eks ole, sama partner, et ma arvan, et kõik sellised erilised väited tulevad mehhanismid teadmatusest. Need on sellised väited, millele mina küll alla ei kirjutaks.
ma vaataks ikkagi psüühikat ja bioloogiat ja neid faktoreid siin. Muidugi inimesed kalduvad müstitsismi ja kirjeldama neid protsesse kuidagi põnevalt võib-olla. Miks see armumine ja armastus mõne inimesega juhtub väga hõlpsasti ja teine läheb läbi elu ja võib-olla ei leiagi või näeb väga palju vaeva, et leida? Tead, ma arvan, et armuda suudavad kõik inimesed. Tõenäoliselt osad lihtsalt ei näita välja seda, ei räägi sellest, hoiavad vaka all. Selleks on omakorda mingid põhjused olemas. Võib-olla on seal taga hirm näiteks või mingisugused muud protsessid, mis on umbes samasugusel viisil üles ehitatud nagu armumine. Ehk mehaanika on siin samas taga. Eks see on selline korralik erinevate alateadustatud protsesside mehaanika, mis toimib sellistel puhkudel. Ja, aga armumine, ma usun, et kõik teavad, mis see on. Ja. Ega seal vist mingit normi ei ole, et ma ei tea, kui tihti peaks armuma või kas peaks ainult üks inimene olema, kellesse sa läbi elu oled kiindunud või võib neid mitu olla? Tead, ma arvan, et normi siin looduse poolt ei ole paika pandud, kuid see normeerimine toimub ikkagi inimese psüühika poolt. Kas siis alateadustatud psüühika poolt või siis õpitud psüühika poolt, kus need piirid siin jooksevad. Aga põhimõtteliselt ma arvan, et kui inimesed ei mäletaks pettumust, näiteks selles või tolles, kelles oleks armunud, et seda nähtust poleks olemas ja siis selline nagu väikene skepsis võib olla inimeste suhtes, et ta armun ja siis ta petab ja tõmbab nahale kõrvade või seal, ma ei tea, mis ta veel teeb. Et siis oleks armumine, ma usun, väga selline sage. Aga need muud psüühilised protsessid, need tõkestavad ära kõik need taasarmumised, ütleme niimoodi. Ja tõenäoliselt, kui kellelgi ei ole selliseid tõkendeid, siis nemad armuvad väga sagedasti. See on ju ka, eks ole, kultuuriti väga erinev, et mõnes kohas on väga okei ka saada erinevate inimestega järglasi ja mõnes kohas tuleb olla nagu surmani koos, eks ole. Jah, aga see on kultuur kultuuriks, aga vaata, kultuur muutub psüühika osaks, tahes tahtmata. Kultuur ütleb ju seda, et võt, meil on kogu aeg niimoodi olnud. Aga seda see tuuakse ju kasvatusse sisse. See tähendab, et kogu aeg sisendatakse, räägitakse, taunitakse, stimuleeritakse ja nii edasi. Ja see lõpuks ju jääb ju psüühikasse, ehk muutub juhtivaks. Ja nii, et ses mõttes on tõesti kultuurides on ka niimoodi, et on, ma tea, mees-naine elab koos, tuleb kolmas, kes on tugevam, sellega lastakse laps teha ja nii edasi, eks ole. Et selektsioon ei käi ainult niimoodi nagu armumise kaudu, vaid nagu hoopis tugevuse järgi. On ka niimoodi, eks ole. Või siis polegi konkreetset paari, vaid on lihtsalt grupp. On, kes meeldib antud hetkel sellega ollakse ja võib-olla järgmine kord meeldib keegi teine. Aga on ka teada ju väga sellised nagu ainult üks ja elu lõpuni. Kui laste korraks sellest psüühikast üldse lahti, visata need normid, eetikad ja mis on juurde tehtud inimeste poolt täiesti kõrvale, siis ma usun, et inimene ei ole monogaamne. Vaid siin toimub hoopis teistsugused valikud. Ja ma ei tea, palju siin seda armumist siis oleks. Aga kindlasti ei oleks võib-olla selliseid elukestvaid suhteid. Ja. Nii et kui natukene sissepoole kiigata siia ja hakata vaatama ja aru saama, siis tegelikult avaneb väga, väga huvitav pilt iseenesest. Inimene vist on selle poolest ka pisut erilisem võrreldes paljude loomaliikidega, et järglaste kasvatamine võtab kaunis kaua aega, enne kui nad iseseisvaks saavad ja siis seda on mõistlikum või mugavam teha, eks ole, kellegagi koos kui eraldi, et võib-olla ka sealt tuleb see koos olemise kuidagi normaalsus või normeeritus. Ja, ma olen sinuga nõus. Ja see on tõepoolest pikk protsess ja siin on tuge vaja. Midagi teha ei ole.
eriti kui järglased on rohkem kui üks. Ühegagi on piisavalt tegemist, eks ole. Ja kui oleks vaata rohkem neid inimesi, kes järglastest hoolivad, oleks veel lihtsam. Aga see on juba teine mudel, eks ole. Aga ju loomariigis, kus emotsioone, ma ei tea, kas üldse ei ole või nende roll on oluliselt väiksem, on ju ka tegelikult monogaamseid suhteid. On tõepoolest, aga ikkagi emotsioonid on loomariigis olemas ikkagi. Ja sest loomad ju reageerivad ju väga emotsionaalselt minu meelest. Seda on ju näha nende käitumisest. Kas nad just kasutavad emotsioone nagu meie inimestena? On raske nagu öelda, eks ole, sest ilmselt on teile suhteliselt neist teadlikud olema. Võimalik, et nad ei tea neid, jah. Aga samas käitumuslikult tegelikult väga suurt erinevust ei ole. Kui ikkagi loom on vihane või inimene on vihane või loom on armunud ja inimene on armunud, ega nad käituvad umbes samamoodi. Või kui loom on laisk ja inimene on laisk ja kui loom tuleb tervitama, sa tulid koju näiteks, koer tuleb rõõmsalt, siis mõni inimene tervitab ju, sa kes tupastus, eks ole. Ega siin ei ole midagi teistmoodi, vähemalt minu meelest. Aga monogaamia on tõesti looduses olemas. Looduses on kõik seksuaalsusvariandid olemas, tegelikult. No on jah, aga ma tea, kuidas luiged näiteks, luigede psühholoogia töötab, et miks just niimoodi on. Luiged rõudus ja kuidas räägitakse, et hea näide. Aga samas see pole ainuke näide loodusest. Loodus käib väga palju erinevaid protsesse. Aga inimeste juurde tagasi tulles, kas joogalikust vaatest on selline, ma ei saa, üks ja ainuõige viis elada või soovituslik viis elada või on seal ka kõik variandid võimalikud? Tead, jooga ei keskendu tagajärgedele. Jooga keskendub tegevusele, teadvustatud tegevusele. See tähendab, ma tean, mida ma teen. Sest selle kaudu saadakse teada, kuidas elu käib. Nii et jooga selles mõttes on teistsugune vaade elule üldse, sest päris jooga käib väljaspool psühholoogiat. Miks? Sellepärast, et joogi on teadvel. Ta teab, kes ta on. Me oleme siin rääkinud mõnikord siin tõeline mina ja teadvus ja joogi teab seda. Ja ta lähtub ainult iseendast. Aga need ei ole emotsioonid, ei ole mõtted, ei ole ka erinevad siis psühholoogilised impulsid. Nii et joogi elab täiesti teistmoodi võrreldes siis nendega, kes veel ei tea, kes nad on ja kes on jõudnud erinevate impulside poolt. Aga mida see suhete valguses praktiliselt siis ikkagi tähendab? See tähendab tolerantsust. Jah, sest tolerantsus on pretensioonitus. Aga pretensioonitus tähendab seda, et ei ole selliseid juhtuvaid psüühilisi protsesse, mis esitaksid pretensioone. Ehk see näitab, et see on selliste psüühiliste protsesside ülene. Ja see tolerantsus tulebki sealt, sest teaduse omadus, üks omadus on neutraalsus, mis ei tähenda siis seda, et ta mind asjad ei huvita, eks jätke mind rahule, vaid see on neutraalsus, milles olles paistavad protsessid välja just sellistena, nagu nad on. Ja. Ehk joogi ei esita mitte kunagi pretensiooni inimesele, kellega ta koos võib-olla elab või kellega ta koos töötab või puutub kokku. Sest ta teab, et see pretensioon on inimese psüühikale, aga mitte inimesele. Psüühikat kasutavale inimesele, kes ei tea, kes ta tegelikult on. Nii et siin ei ole suuri probleeme selles osas joogi jaoks. Et joogide perekonnas peretülisid ei esine? Isegi kui ma räägin päris joogidest, siis ma ei tea isegi, kas neil perekondi on, tõenäoliselt on ja see on väga võimas liit.
ja tülisid neil, kui esineb, siis see kindlasti leiab aset ainult üks kord. Sest see tüli põhjus õpitakse ära või teadvustatakse, saadakse aru, mis on siin tegelikult faktorid ja sellega laiendatakse enda arusaamist. Ja kui arusaamine on olemas, siis tülil enam ei ole mingit pointi. Sest tüli on tavast alati arusaamatus. No, inimesed saavad teadlikuks oma elus erinevatel etappidel, eks ole, kui üldse. Ja ma ei tea, kas ma liialdan, kui ma ütlen, et enamasti see protsess toimub just ikka nii, et see armumine ja partneri valik on alateadlik protsess. Ja võib-olla siis kooselu käigus saadakse teadlikuks. Tead, ma ütleksin, et teadlikkus ei ole midagi unikaalset, sest kõik inimesed kasutavad teadlikkust. Teadlikkus tuleneb teadvusest. Ehk see on teadvuse aktiivne osa. Kui võtta teadlikkus ära, siis see tähendab seda, et tuleb ära võtta ka teadvus. Sest need ei ole võimalik teineteisest lahutada. Aga kui võtame inimesest teadvuse ära, siis ta on teadvusetu ehk minestanud. Sellised inimesed ei armu. Eks ole. Nii et teadvus on kõigil olemas. Ja teadvus ei muutu aja jooksul. Teadvus areneb läbi arusaamise. Ehk teadvus tähendab seda, et see olen mina, sest ma kogen ennast teadvusena. Ma ei kujuta ette, kes ma olen ja ma ei samastu millegiga. Siis see tuleb välja, kes ma teilt olen. Ja kui mina saan millestki aru, siis ma sain teadmist juurde. Ehk mina saan aru ja mina kasvan teadmises. Ja kui mul on juba piisavalt palju seda teadmist, siis ma tean. Ja oskan elus orienteeruda, kasutades seda teadmist. See kõik on vaikne ilma mõteteta, see teadmine. Ja sellest on niivõrd palju kasu, kus siis tekib arusaamine ja mõistmine ka palju laiematest protsessidest, millest inimesed tavaliselt aru üldse ei saa, sest nad elavad läbi neid psüühiliselt. Nad isegi mõtle selle peale, kas nendest üldse ongi vaja aru saada. See üldse nagu ei ole teemaki nende jaoks. Ehk ei ole jõudnud nende teadvustamisesse, et esitada endale küsimus, oota, kas ma saan aru, mis nüüd toimub või toimus või hakkab toimuma. Et see ei ole isegi küsimus täna, mis näitab tegelikult, milline on siis see teadvuse rakendamise tase tänapäeva tehnomaailmas, eks ole. Siin on arenguruumi kõvasti. Ja kui see arusaamine tekib ja see arusaamise, see hõngu, see maitse on kätte saadud, mis see tegelikult on ja milline on selle väärtuse, mida ta juurde annab tegelikult indiviidi ellu, siis see muutub väga huvitavaks. Ja kui inimene saab aru, et see ongi peamine asi elus, siis ta vahetab oma automaatsed reaktsioonid ja selle tundmatu ehk teadvustamata osa selle vastu. Ja ta hakkab aru saama, et arukas elu ehk ma saan aru elust, sellest, mis toimub, on palju huvitavam, põnevam kui reaktsiooniline elu. Ja kui sellised inimesed on koos, siis on midagi suurepärast. Sest vaata, teadlik inimene teab ja teadlik inimese vastutus seisneb teadmise rakendamises. Kuidas ta seda rakendab? Reaktsiooniline inimene ei tea, sest ta on protsessis see protsess juhib teda ja seal on ka mingit vastutust. No ametlikult on, aga vaadates tõelisest minast või teadvusest, see puudub seal. Kuidas siis inimene, kelle jaoks teadvelolek on muutunud püsivaks või ütleme siis enam-vähem püsivaks, kuidas selline inimene endale partnerit või elukaaslast valiks? Siis ei ole enam mängus. Ma usun, et selline inimene valib partneri arukuse järgi. Mitte siis enam puhtalt seksuaalse külgetõmbe või sarnasuse järgi oma ema või isaga. See võib seal juures olla, aga see on ka arukas. On ju? Ehk see ei ole selline nagu matemaatika, eks ole, et ma võtan ja kasutan vallamit, eks ole. Sest ega teadlikul inimesel on ka ju mingisugused
füüsilised protsessid, füsioloogilised protsessid, mida on vaja ju nagu elus hoida, eks ole, näiteks ma tean, süüa ja see peab mingi hea toit olema, maitsev toit, eks ole, ei pea olema mingi köördi peal, kuigi elaks ka ära. Ehk tegelikult see kõik töötab, see ei kao ära ju kuskile. Ja kui tal on veel seksuaalsed vajadused olemas, mis on tegelikult füsioloogiline protsess, see on ju looduslik protsess, ei ole selline protsess, mis on inimese poolt välja mõeldud või must be, sest ma tahan seda. See töötab ju iseseisvalt, kui niimoodi võtta, eks ole. Ja võib-olla vahest juhtub, et kui inimene tahab, et see töötab, see üldse ei töötagi. Võib ka niimoodi olla, on ju. Nii et kuid need protsessid ei ole juhtivad, vaid nad on teisejärgulised. See tähendab, et nad kaasnevad koos eluga lihtsalt. Sest võta või tavaline vee joomine, et keha vajab vett, sest keha koosneb suures osas veest, eks ole. Siis sa võtad seda vett, sest kehal on vaja seda. Joogi võib mõelda, aga ma enam vett enam ei anna, eks ole. Ja siis su füsioloogia kuivab kokku, nagu öeldakse. Ja lõpuks see päädib surmaga. No see pole mõistlik. Ja meie kehas on palju selliseid füsioloogilisi protsesse, mida on vaja elus hoida, ehk hoida need funktsioneerimas selleks, et keha saaks elada, normaalselt elada. Siin ei ole mitte midagi tegemist võib-olla armumisega, vaid biomehaanika alal hoidmisega. Ja ka teadlik inimene teab seda. Kui ta oleks võib-olla askeet ei ole joogi, see on lihapõletaja, nagu öeldakse, kes tahab lahti saada oma kehast ja nii edasi. Ma ei tea, võib-olla askeedil käivad teistmoodi need asjad. Võib-olla ta tahab nagu üldse kõigest lahti saada. Aga päris joogi hoiab oma keha elus. Sest kui meil pole keha, siis meil pole võimalust ka ju sellest maailmast väga teada saada. Ehk mõista. Nii et see valik võib toimuda arukalt, osad võib-olla inimesed valivad arukalt, näiteks oli üks, vaatan Ukraina TV-d vahest, eks ole, siis seal üks Venemaal üks saatejuht seal või mingi naisterahvas rääkis seal saates, et mis siis tänapäeval on siis, et võtad siit ühe mehe, eks on tal abiellud, selle rindele lastakse maha, sealt saad 8 miljonit. Plaan missugune, eks ole. No ja toimib. Ja osadel on arakus niimoodi üles ehitatud sellise plaani peale. Ja ka kui niimoodi laiemalt nüüd vaadata, siis selliseid plaane võib-olla veel on kellelgi, eks ole. Et sellist läheduse tunnet ei ole, aga näiteks materiaalselt on garanteeritud. Või vastupidi, on läheduse tunne, aga materiaalses kohas on auk sees. Nii et kui ma usun, et kui arukas inimene vaatab, siis ta otsib endale partnerit, siis ta vaatab tegelikult mitmeid faktoreid. Ega arukas inimene ei ole rumal, kes laseb oma elu juhtimise käest ära. See ei ole mõistlik. Kui nii võtta. Aga kui see kõik on kontrolli all, siis ju võiks öelda, et naise valik on umbes sama nagu auto valik, et vaata, mis mul vaja, punane värv, karukonks, automaatkast või on seal midagi veel? Ma ei tea, kas sa nüüd teed nalja või et see ongi ideaal äkki, et kahjuks ideaale pole olemas. Ja. Sest vaata, autoga on lihtne. Me teame, et auto on ja autol on need omadused ja me teame, et auto kestab teatud aja. Ja ta on kaunis stabiilne, läheb katki siit parandame ära. Aga kui me vaatame anda sellist inimest, me tavaliselt ei tea, mis seal veel on. Ehk lisaks selle autole me saame veel asju endale kaasa. Ka kõiki neid asju, mida me tegelikult üldse ei taha. Ja need tood hiljem välja kõik. Siis kui autoga oleks ära harjunud, siis hakkad teisi asju nägema. Nad tood ise välja, et sealt hakkad probleemid peale. Eks ole. Mõtlen ja vaataja küsimuse ka siia vahele siis, et mida teha, et kutsuda oma ellu võimalikult hea partner? Mulle tundub, et see ei ole võimalik. Sest kui sa võtad selle punase auto, siis sa saad kaasa endale terve küla. Koos kõikide asjadega, mis seal külas on.
aga külas on palju erinevaid inimesi nii-öelda alateadlikke protsesse, kes igaüks on oma hurtsikus ja tuleb omal ajal välja koos kogu selle kolaga, mis seal on. Nii et ma ei kujuta ette selleks, et leida ideaalne partner, selleks peaks meil olema ideaalne ühiskond, kes maast, madalast kasvatab lapsi tuleviku vaatega. Ja kogu ülejäänud protsess kuni täiskasvanuks saamine ja sealt edasi peaks olema toetatud sellise ühiskonna poolt. Ühiskond peaks siis teadma neid protsesse, millest me siin oleme rääkinud ja neid vältima, eks ole. Siis ma usun, et on see võimalik. Aga et meil ei ole sellist ühiskonda kuskil maamuna peal täna, siis tõenäoliselt ei ole võimalik ka selline partnerlus, sellise partneri leidmine. Mida on võimalik teha, on õppida juurde teadmiseid, oskusid, kuidas saada lahti sellest külast seal taga, eriti sellest negatiivsest külast. Ja niimoodi on võimalik küll lähendada üksteist teisele. See on nagu mäletad see apteekri, kas oli suves või? Ütles seal tootsile, et vaata, Taabial on 2 sellist kandilist nurkadega kivi saavad kokku ja siis nad siis löövad üksteise vastu ja lõpuks on need teravad tahud läinud. Kuidagi niimoodi, eks ole, ehk toimub kohandumine. See toimub väga pika aja jooksul tavaliselt elus, eks ole. See on väga ebaefektiivne, kuidas see toimub. Kuid kui õppida juurde, kuidas seda ise efektiivistada, siis see käib palju kiiremini. Ja selles on küll point olemas. Aga selline ideaalse partneri, ma ei tea, siis manifesteerimine, et sellel ei ole väga nagu potentsiaali. Must oli isegi üks Eesti arvamusliider, kes kirjeldas, kuidas ta, ma ei tea, pani 10 lehekülge kirja kõiki detaile, mis peavad olema ja siis lõpuks saigi sellise naise endale. Manifesteerimine on väga populaarne tänapäeval, ma kujutan ette, selle kohta on nagu raamatud juba ammu olemas. Ja mis see näitab? See näitab seda, et inimestel on puudus, tõsine puudus. Ja läbi manifesteerimise ja ka teiste mitmete protsesside ja teadmiste ja koolituste, mis iganes tehakse tänapäeval, nad püüavad seda puudust kuidagi korvata. Et see ei oleks puudus. Kui nad teaksid, et puuduse tunne on psühholoogiline probleem tegelikult, siis oleks ju hoopis teine pilt meil. Aga et nad ei tea seda ja võib-olla ei taha ka sellest vabaks saada, siis see probleem jätkub. Ehk jätkub otsing. Ükskõik missugusel viisil siis. Heaga, halvaga manifesteerimise läbi, ükskõik kuidas, läbi ettekujutlemise. Ja siis luuakse endale selline olukord, kus ollakse rahul. Ehk tegelikult, kui me vaatame siis seda lõpptulemust, rahul olu, siis võiks niimoodi üle hüpates öelda, et rahulolu on iga inimtegevuse lõppresultaat. Lõppresultaat, mitte vaheresultaat, vaid lõppresultaat. Sest ainult siis lõpeb see tegevus ära. Ja kui nüüd süübida sellesse, mida ma siin ütlesin, nagu minna sügavamale ja vaadata täpselt järgi, kus on ikkagi niimoodi, siis juba avastada ühe seaduspärasuse. Kui võtta see seaduspärasus arvesse, ehk kõik lõpeb rahuga, rahuseisundiga, siis võiks enda käest küsida, et kas ma tõesti pean läbima need rahutused, näiteks samas karmumise ja kõik need muud asjad, mida me tavaliselt siis tahame kuskilt saada, et korvata selle seisundit. Et kas ma ei saa sellest lahti või vabaks juba enne seda, läbimata kogu seda pikka kadalippu? Vastus on jah. Ja need on lühikesed teed, väga efektiivsed teed. Efektiivsus seisneb selles, et mul on teadmine, kuidas see käib, kuidas hoida kokku aega, energiat, eluaega, raha ja kõike, mis tavaliselt käib protsessi juurde, eks ole. Ja saavutad rahulolu. Ja kujuta ette, et inimene selles rahulolus
tunneb ennast hästi, sest tavaliselt inimene tunneb ennast hästi, kui ta saavutab rahulolu. Ja kui see tunne on samasugune ja kui see on muutunud püsivaks või püsivamaks, ehk kõik neid rahutusi, ehk neid motiive on vähemaks, tekib küsimus, mida inimene siis tegema hakkab. Ehk ta on nii-öelda ennast teostanud, mis on edasi. Motiiv ei ole. Ja võt siit hakkab peale alles tegelik elu. Siit hakkavad välja tulema alles tegelikult väärtused. Ja. Aga mida selline inimene siis teeb? Kas pole oht, et siis jäävad ju lapsed sündimata? Raudselt ei jää, sest enne seda on ära tehtud. Sest selline rahulolu ei teki tavaliselt kunagi varem, eks ole, sest sellest hoolitseb loodus juba. Kogu puberteet ja nooruslikkus ja seal on ju nagu täkud, eks ole, kõik inimesed enam või suurem osa nendest. Ja seal on looduse surve on suur, et teha järglaseid ja olla paaris ja nii edasi. See tuleb hiljem. Ja kui see on tulnud, siis mulle endale vähemalt tundub, et inimene hakkab tundma huvi suuremate või sügavate asjade järgi. Näiteks loodustoimuvate protsesside osas, et kuidas need asjad ikkagi toimuvad, ma tahan aru saada. Või iseenda kohta, et kes ma siis lõpuks olen, ma tahan aru saada. Kuidas need asjad ikkagi käivad, ma tahan aru saada. Ehk siit hakkab välja koruma vajadus saada teada, kuidas tegelikult on. Ja siis inimesed tihti seal loevad näiteks või käivad kusagil võõral maal vaatamisväärsuseid ja tunnevad huvi selle esoteerika vastu, võib-olla igal juhul nad tunnevad, et tahavad teadmist saada, tahavad juurde teada. Ja kui nüüd vaadata teadmist korraks, siis teadmist on kahte sugust. Üks teadmine on see, et ma mäletan, mis seal kõik oli, räägin ära need asjad, kõik see, millest varu sain, eks ole, see, mida see kirjutas seal, oi kui äge see oli, tead, eks ole, ehk see võib olla mentaalne teadmine, nagu intellektuaalne teadmine. Aga teadmine võib olla ka tegeliku mina teadmine. Ja siin on peidus see tõeline arusaamine. Intellektuaalne teadmine ei pruugi olla minu teadmine. Ja kui me vaatame siis inimese arengut läbi selle prisma, mille kohta võiks öelda, et mina arenen, siis see põhineb ainult arusaamisel. Siin ei olegi teist võimalust. Ehk intellektuaalne areng ei asenda minu teadvuse arengut. Ja seetõttu vaata, kui sa vaatad maailmast enne ringi, siis kõik on väga kõrgharitud. Infot on igal pool lademetes, nii et võta ja õpi ja tee masterid ja doktorid ära, eks ole. Aga see ei tähenda seda, et meie teadvus on arenenud. Ja seda on näha meie ühiskondades täna. Tehnika on niivõrd ette läinud, et me ei jõua oma teadvuse arenguga kuidagi järgi. See on maha jäänud. See näitab seda, et intellektuaalne teadmine ei ole meid aidanud. Ja. Et tuleks hoog maha võtta või ma ei tea, mitte hoog maha võtta, vaid et siis vähem infot ja süvitsi rohkem. Ma olen sinuga nõus. Hoog tuleks maha võtta ja tuleks garanteerida arusaamine. Et kvaliteet on olulisem kui kvantiteet. Et tänapäeva koolid on ju väga sellised tempokad, nagu ka elu ise. Ja aega arusaamiseks on liiga vähe. Sellega peab arvestama, aga sellega ei arvestata tavaliselt. Nii et see on üks kõige olulisemaid asju. Sest vaata, arusaamisega on huvitav see, et intellektuaalne arusaamine võib olla meeles, mida ma loengutes kuulasin ja mida me arutlesime ja nii edasi. Aga võib ka ära ununeda.
aja jooksul võib ka muutuda. Aga arusaamine, millele ma nii-öelda pihta olen päriselt saanud, see on eluks ajaks. See ei kao mitte kuskil ära, see isegi ei unune mitte. Ja kui panna siis kogu see teadmine sellele kaardile, ehk kui me õpiksime ise aru saama, siis ma usun, et see on väärtus omaette. Jah. Tegin korra siit ühe väikseid tagasipõike, et kui sa rääkisid sellest, et ideaalsed partnerid, eks ole, et selleks peaks võib-olla kasvatama lapsi maast madalast teistmoodi. Et on ju tegelikult ühiskondi, kus see paaride moodustamine käibki teistmoodi, kus näiteks vanemad, eks ole, otsustavad. Ja meil oli seda ju ka natukene ja tänapäeval tundub see meie kultuuriruumis päris selline võõras mõte, eks ole, ja võib-olla see keemale tõukav mõte, aga on maid ja rahvaid, kus see toimub siiamaani niimoodi ja inimesed on sellega väga rahul, et ma ise mäletan just, ma ei mäleta, milline Aafrika riik see oli, aga meie giid oli selline, kes, kui me küsisime, kas ta on abielus, eks ole, siis ta ütles, et ei, et ma ootan, kuni ema ja isa leiavad mulle sobiva kaaslase, eks ole. See oli täiesti normaalne tema jaoks. Ja. No ka Indias on sama ja tegelikult võtta näiteks on ju. Ma ei tea, võib-olla täna palju rohkem demokraatia või valikut, aga jah, tõesti valitakse. Aga vaata, küsimus on selles, et mille järgi valitakse. Ja miks niimoodi valitakse, mis see põhjus on? Tavaliselt on need mingid peresidemed ja mingisugused finantsmängud ja just niimoodi, et ega vaata need, kuidas ma ütlen, kuningad ei käinud ju endale naisi vaatamas ju teiste kuningate juures, ehk nende tütardega abielus on niisama, need on liidud kõik ja suured liidud ja seal on suur poliitika taga ja nii edasi, et see on siuke, kuidas ma ütlen, nagu loome sugulussidemed, siis me oleme nagu lähedasemad ja meie suhted on siis rohkem kasulikumad. On siis majandus või sõjandus või poliitika vahet ei ole, mis see on. Nii et seal tõepoolest ignoreeritakse neid emotsioone tõenäoliselt, mis siis kerkivad ülesse sellise valikuga, mis ei tähenda seda, et neid saab ignoreerida siis, kui nad tekivad. Sest tõenäoliselt nad tekivad. Sest see on selline füsioloogiline, psühholoogiline protsess ja ma arvan, et siin see kellegi teise valik mulle ei mängi üldse mingit rolli. Lihtsalt võib-olla kannatavad ja lepivad ja löövad kiiresti käega, et neid alla suruda. Võib-olla niimoodi. Mõneti võiks ju tunduda, et kui ideaalses maailmas, et vanemad on, eks ole, arukad ja targad ja näevad läbi mingeid asju, mida noored inimesed veel ei näe ja tõesti võib-olla suudavad leida sellise ideaalse matchi või? Võib-olla küll, aga tead, ma usun, et maailmas on palju arukaid vanemaid, kes on kõrgharitud ja hea arusaamisega, kelle lapsed on täiesti allpool igasugust kriitikat, eks ole. Ja mis tähendab seda, et ikkagi iga inimene tõenäoliselt tänapäeval peab läbima kogu selle kadalipu ise indiviidina. Teiste see vist ei ole mõelda. Nii et sa ei kipu oma lastele suhtenõu andma? Ei, kindlasti mitte. Ja juhul, kui me räägime mingitest asjadest, siis see, mida mina saan teha, on see, et ma osutan mingisugusele kohale, mis on jäänud neile arusaamatuks. Ja kui nad saavad sellest aru, muutub see olukord ka nende jaoks. Aga mingid sellised soovitused, ala tee nii ja tee naa, et ma tegin nii või kuskil ma lugesin, et tehakse naa. See oleks matkimine. See tähendab, et keegi ei arene sellisel viisil. See on nagu, see on endiselt nagu pimedaks. Aga arusaamine on nagu silmad jäävad lahti, ja ongi niimoodi. Ja võt see on mingi käitumuslikkuse või mingite protsesside muutuse algus. Siit saab see algusest. Ma saan aru, miks ma peaksin tegema seda või mitte tegema. Sellel on pointi.
kuskilt on meelde jäänud, et teadlased ütlesid, et 1/10,000 vastassoo esindajast võiks olla suhteliselt selline ideaalne partner, et kui niipidi vaadata, siis pole nagu väga muret, et Eestis on ilmselt igale inimesele 10 ja maailmas 100 kui mitte 1000 ideaalseid kaaslasi. Jah, seda küll, aga arvesta ka sellega, et kui sa vaatad praegu niimoodi, et mina ja 10 000 ja seal on üks kuskil, eks ole, siis need vaatajad võib ka 10 000 olla. 10 000 vaatab 10 000. Kui seal on konkurents. Okei, aga kui need 2 inimest on ikkagi kokku saanud ja õnnelikud või vähem õnnelikud, et kas see liit võiks siis nagu kesta võimalikult kaua või on mingid olukorrad, kus on mõistlik see siis ümber vaadata ja lahku teha uuesti? Ma ütleks niimoodi, et kõikide probleemide põhjus on arusaamatus. Mitte, et sa oled loll, võt sa ei saa minust aru või mina ei saa sinust aru. Seletad küll ja võib-olla õigustada, kuidas seda tehakse, aga ma ei saa aru, seda ei käi. See koht on eriti nõrk. Paljudele inimestele kõik tülid näitavad ainult seda kohta. Näpuga näed, sa ei tea, sa ei saa aru, sa oled loll. Ma ütlen praegu seda väga räigelt, eks ole, aga see jääb hästi meelde tõenäoliselt, kui ma mõtlen. Et võta süvene, no uuri ometigi, mis asi see nagu on seal. Ära nagu pinni, eks ole, et no räägi veel ja veel. Püüa ise nagu aru saada, nagu taibata. Mis see siis on siin? Kui oluline see on, kui võib-olla väärtuslik, kas seda üldse on vaja kasutada, kas üldse on elus olema. No esita endale küsimusi, nagu vaata seda teemat, eks ole. Ja siis sa hakkad aru saama. Näiteks paljud inimesed saavad aru sellest, et ma ei tohi temaga neid teemasid puudutada, sest siis järgneb see ja see. No saab aru ja ei kasuta neid teemasid, ei too veel ja ei järgne neid protsesse, sest on aru saanud. Üks väike näide, kõik teavad, mis näide see on. Aga arusaamine ei tunne piire. Kuid tänu selle, et arusaamine on defitsiitne ja võib esineda näiteks ühe inimese puhul, aga teise puhul antud hetkel ei tööta. See on jälle selline olukord, kus lahendust ei ole võimalik, sest lahendus ei ole sellistel puhkudel ühepoolne, vaid kahepoolne. Ehti kui elatakse koos. Mina võin aru saada, et ta näed ei saa aru, eks ole. Aga ma võin ka aru mitte saada, et ta ei saa aru ja panen oma tõde edasi. Nii et kui tuua siia sisse see arusaamise arenemine ja pidada sellest kinni, siis on tõenäosus, et suhted püsivad head palju suurem kui ilma selleta. No täna kuulsin, keegi ütles seda, et minu küsimuse peale, aga kui teil probleem on, siis ta vastas mulle, et aga mis me kokku räägime läbi? Mis see tähendab? See tähendab seda, et seal tekib selgus, tekib arusaamine. Aga niimoodi probleeme lahendataksegi. Aga osad inimesed raiuvad ja ainult neil on õigus ja tema on loll, eks ole, tema teeb asju nii nagu ta teeb, eks ole. Eks seal ei jõutagi arusaamiseni. Ehk ei teki rahulolu, sest arusaamine loob ju ka rahulolu. Arusaamatus ei loo mitte kunagi rahulolu, vaid vastupidi. Nii et need, kes kipuvad lahku minema ja mitte koos elama ja võitlema seal oma asjade pärast, nende ühine tunnus on, te ei ole süvenenud. Te ei ole aru saanud oma probleemidest. Ehk rumalus on see, mida inimesed ei seedi. See läheb niivõrd suureks, et neil pole võimalust enam koos elada. Pinged läheb nii suureks. Aga arukus, teadustamine lahendab selle kõik ära niimoodi, inimesed jäävad kokku. Nii et kaunis lihtne vist minu meelest. Nii et kui mõlemad pooled arukalt lähenevad, siis on põhimõtteliselt iga kord võimalik jõuda
selle tulemuseni, et jah, me saame koos elada või on ka selliseid olukordi, kus tõesti arukalt leitakse ja saadaksegi aru, et me ei sobi kokku? Ka see võib olla jah, aga kui sellise järelduseni jõutakse, siis avastatakse, et meie arukus seisneb selles, et mul on teised huvid, mul on teised vajadused ja see ei vasta nendele huvidele, nendele vajadustele, no näiteks. Aga see on ka arusaamatus. Tegelikult on nii. Sest mida teeb arukas inimene? Arukas inimene saab aru, milles on point. Ja kui sa pointi tead, siis sa saad seda pointi juhtida, sa saad seda rakendada. Ehk minna sealt protsessiga edasi. On nii. Ja arukus ei ole impulsiivne asi. Arukus on, see sünnib rahulikus olukorras. Sest kui inimene ei ole rahulolu olukorras, siis on peal juba psüühika. Aga psüühika sööb arukuse ära. Tõmbab vee peale sellele. Nii et kui rahulikult asja kaaluda, vaadata, aru saada, on võimalik siit alati leida ka lahendusi. Jah. Et inimene, kellel ütleme siis, et suhted ei kipu püsima, peaks ennekõike siis peeglisse vaatama. Absoluutselt. Absoluutselt. Sest väga sagedasti juhtub ju ka niimoodi, et teise probleem on ilmne. Enda probleem, siin seda pole lihtsalt. Sest ta ollakse pime. Ja kui nüüd tulla teadvustamisele tagasi, siis ma olen teadvustamise keskne. Mina keskne. Nagu päriselt, praktiliselt ja õpetan teistele ka seda. Siis see on andnud võimaluse tõmmata vahele nii-öelda distants. No see on jutumärkides distants. Ehk panna piir vahele, kes ma olen ja kes ma ei ole. Ehk kus on siin reaktsioon ja kus on siin arukus. Ehk see muutub aja jooksul väga-väga selgeks, väga selgesti eristatavaks. Ja kui sa oled sellises olukorras ja oled tundma õppinud neid reaktsioone, teada saanud, mis nad tegelikult on, siis sa oled arukaks saanud. Ja kui sa oled arukaks saanud, oled sa rahulikuks muutunud. Ehk nad ei sega ega häiri enam. Eks ole? Ja kui sa nüüd siis oled selliseks muutunud ja selle kaudu rohkem teada saanud, oled teadvustanud ja eristanud, mis üldse maailmas toimub ja võib-olla laiemalt või kui ma tahan, siis tegelikult see ongi see sama tarkus. Mitte välja imetud, välja mõeldud, välja loetud, vaid see ongi see, mida sa elust saad. Sest see, millest sa aru saad, tuleb ju elust enesest. Ja kui kujutate, kaks sellist inimest on koos, siis tegelikult see tase, kus kohas nad toimetavad, on arusaamise tase. See on teadvuselt teadvusele. Mitte emotsioonilt emotsioonile, mõttelt mõttele, kehalt keele, vaid teadvuselt teadvusele. See on hoopis teine suhtluse tase. See põhineb ju tegelikkusel, mitte kogemusel, mis loob tegelikkuse filtrid ette, vaid filtrid ette ehk vahetult. See on hoopis teine väärtuste süsteem. Kas sellisel tasandil üldse on kaaslast vaja või on see asjad väga praktilistel alustel, et kahekesi on lihtsam? No ikka on vaja, ma usun. Muidugi saab ilma ka, eks ole. Aga võib-olla ka ju 2 tükki. On ju nii. Ja. Nii et ega vaata, ma olen siin salvetes ennegi rääkinud seda, et minu jaoks jooga ja jooga ei ole üks ja see sama asi. Et jooga põhineb teadval olekul ehk teadvusel rakendamisel. Ja see on see, mis annab inimesele rahulolu, vabaduse, valgustumise, mida kõike seal sinna juurde panna, kõik need müstilisi sõnu, eks ole. See ei ole mitte midagi müstilist. See on hästi praktiline.
miks ma seda räägin, sest mida rohkem siia lisada müstifikatsiooni juurde, seda segasemaks kõik läheb, seda emotsionaalsemaks, reaktsioonilisemaks, kõik need vestlused, mis tulevad kuskilt loetud, kuuldud kogemused, see kõik nagu soperdab ära selle teaduse puhtuse ehk teadmise puhtuse. Ja neid ei saa ühte patta mitte kuidagi panna. Ja kui me räägime nüüd koos elust näiteks või partnerist või mõttekaaslasest, siis tegelikult üks inimgruppide tendentse, mis üldse moodustada inimgrupid on sarnasus. Kas need on siis sarnased hobid näiteks, vajadused, huvid, intellektuaalsed teemad, võib-olla kaardimäng, võib-olla joomine, vahet ei ole. Inimesed kogunevad gruppidesse, kus on mingi sarnasus olemas. Ja ka arukad inimesed kujunevad gruppidesse. Aga need teemad ja need sisud on täiesti erinevad. Mingid grupid loovad füüsilist pinget, eks ole, füüsilise tugevust ja nii edasi ja kõik seda, mis järgneb. Osadel mingid emotsionaalsed protsesse, eks ole, pinget läbi elamist ja nii edasi. Teised on sellised võib-olla intellektuaalsed rohkem, kus on siis sellised intellektuaalsed teemad, see on jälle mingi teine tasand. Aga teadlikud inimestel on oma tasand. Nii et siin tekib selline, see on sarnasuse printsiip, meil teatud magnetism on siin. Ja arvudes on siin üks magnetism. Aja jooksul tuleb välja, et siin on veel erinevad magnetisme. Eks ole, et ma ei ole ainult sinu jaoks, et mul on seal sõbrad, sõbrannjad, eks ole, mul on seal oma klubi, hobi, ma tahan seda teha, mul on selle järgi mingi vajadus, aga kui teisel ei ole, tule mingid teised asjad. Ja mingi konflikt, tule minuga, ma ei tule, see pole mul üldse huvitav, pole põnev, tule sina minuga, mis ma seal teen? Näiteks on. Aga kui sa vaatad arukalt, siis sa saad aru, et see ongi tolerantsus. Sina lähed teed oma asju, mis sulle meeldib ja jätad mind välja, sest sa saad aru, et see pole minu leib, nagu öeldakse. Ja sina saad mul teha neid asju, mida mina teen. Aga peale neid asju saame kusse siin kokku. Näiteks. Nii, vaatame vahepeal veel, mis on küsimusi tulnud meil vaatajatelt, kuulajatelt. Miks osad inimesed on väga pikalt üksinda ja ei leia partnerit, kuigi väga tahavad? Kui vaatan esi tavalise tasandi, siis ma usun, et nad ei oska peibutada. Lihtsalt ei oska. Ja, sest võib-olla need inimesed on liiga tagasihoidlikud. Ja need, kelle süsteemis on kirjas, et inimene peab olema vot selline näiteks, et me alateadustatud pool ütleb, et peab olema vähemalt aktiivne, naeratama kiirete liigutustega näiteks ja välja nägema, aga ka kuidagi võib-olla niimoodi, eks ole, siis see alateadustatud osa arvestab teatud parameetreid. Ja kui me neid parameetreid välja ei näita, siis ju ei nokkigi sealt poolt midagi, sealt ei käi tildi. Ehk me teeme ennast ilusaks küll, aga vaatame kogu aeg põrandale maa näiteks ja otsa julge vaadata, naeratada ka ei julge, eks ole. Ja üks paneme riided ka sellised, et ei paista üldse välja, mis keha on näiteks. Ja siis ootame, et kes siis meid siis üles nopib siis. Kui keegi tahab sellist halli hiirekest saada, siis ilmselt siis leiab, eks ole. Aga siis peab jällegi kohta valima, kus kohas siis käivad sellised inimesed, kes halli hiirekesi otsivad. See kindlasti ei ole mingi siuke, ma ei tea, siuke showvärk, eks ole. See on võib-olla kusagil, ma ei tea, ma isegi ei tea, kust kohast, eks ole. Nii et tegelikult, kui sa tahad kedagi leida, siis näita välja ennast. Paku välja, nagu öeldakse. Ja küll siis tuleb ületa oma hirmud
ja omad eelarvamused, see, et sa oled liiga halb ja ei ole üldse noh, nagu ei näe normaalne välja ja mis sul kõik on, et kõik need enda suhtes käivad negatiivsused, jäta see kõrvale kõik. noh, sa lähed jahtima, lähed jahile. no mine siis ja jahi, eks ole. ära siis lööb põnnama kohe, kui esimene loom ette tuleb. või see pole õige see loom, et no, aja jooksul tuleb välja ja kes on see õige või mitte, selleks on vaja testida. no on vaja mingit perioodi, kus õpid teist inimest tundma, et see, kellest sa konksu otsas, et on see ka söödav või ei ole. Eks nagu kõlba või ei kõlba, et ma olen nii. Aga kui kõrgele oma sellised standardid peaks seadma? Tead, kui standard on liiga kõrge, siis ma usun, et tegib defitsiit. Midagi teha ei ole. Et ideaali tõenäoliselt ei ole. Ja nagu kui sa ütled, et see on 1 10 000, siis on meil siit väikses Eestis ongi 10 000 inimest. siis on tõenäoliselt väga väike, et sa siit leiad kellegi. Oli vist üks anekdoot ka, kus naine läheb ideaalse mehe kauplusesse, et igal korrusel on järjest paremad, eks ole, et esimene korrus on mingid töllakaid täis ja läheb järjest edasi ja siis on juba sellised ülikonnaga ja viisakad ja läheb veel edasi ja siis on juba hea töökohaga rikkad. 5. korrusele välja ja siis on, olete järjekorras, ma ei tea, 600 000 ja ma ei tea, ooteaeg on 72 aastat. no võtta, ma teavad ju ongi, eks ole, jah. nii et ikkagi tasub ikkagi, noh, ikkagi keegi talle saada, eks ole, aga vaata sellest vormimisest ei pääse, lihtsalt ei pääse. Sest ja ideaalne on see, kui sa tead, kuidas on vormida. Näiteks PC kursustel on palju selliseid juhtumeid või juhusi, kus noh, tuleb paar, eks ole, no kohe näha, et üks on huvitatud väga, eks ole, aga teine on siuke, mind veeti kaasa, ma lihtsalt istun ära siin, eks ole, no teidan selle asja ära, see on jälle rahumajas. no näed, mitte midagi seal ei juhtu, aga on juhtunud ka niimoodi, et tuleb, tal pole mingit huvi, aga siis nagu, oot, midagi ma kuulsin siin ja nagu võtab kinni, nagu ta sai aru. Võtab kinni, hakkab tööle ja lõpuks vaatad, nad tulevad mõne aja pärast kahekesi, ütled, meil on nüüd kõik korras, meil on ideaalne suhe, ükskõik mis asi kerkib, me vabastame selle ära, meil on vot nihuke elu nüüd. Sest mõlemad on muutnud ennast. Ja see on ainukene garantii, et sul elus hästi minna paarilisega. Kui sa jätad selle nii-öelda juhuse hoolde, ehk saad sellise, nagu sa riiulit saad, eks ole. Never knows, mis sa sealt saad. See ei tule välja ju, alguses kohe. Vilja maas välja. Nii et selline teadlik töö iseendaga kannab küll vilja. Ja siin võib muuseas armunud ka olla pikka aeg. Ja sest sa saad aru, et see inimene nagu meeldiv. Ja sul tekib loomulik positiivsus tema poole. Kas tõest armumine on, aga igal juhul need on kõrged emotsioonid ja puhtad emotsioonid. See on tolerantsus ja tugi ja ma olen valmis sind aitama, sina mind ja see on siuke nagu ideaal. Võime sind natuke intrigeerida. Kuidas see tundub, kas practical consciousness on rohkem inimesi kokku toonud või lahku ajanud? Marta on mõlemad teinud. Lahku on ka kindlasti ajanud. Sest ega practical consciousness ei ole mitte midagi muud kui teaduse kasutusõpetus. Ehk see on arukuse kasutusõpetus. Aga arukus tähendab eelkõige seda, et sa hakkad aru saama, mis tegelikult toimub. Ja paljud inimesed on aru saanud, et see inimene, kellega ma koos elan, ta ei soovi muutuda. Ta ei taha, ta ütleb, et ma tegelen jamaga. Et tema tahabki olla selline, nagu ta on. Ehk ta pole aru saanud, et tal on ka muutust vaja. Ja kui nad näevad seda, et muutust ei tule teisel poolel, üldsegi ei tule, siis see on lootusetu olukord. Ja siis on lahkuminek, mis on väga õige. Miks peab ennast siduma, piinama sellise olukorraga, kus inimene ei taha muutuda. Ei taha kohanduda, vaid ajab oma joru nagu plaadi pealt, eks ole. Seda alateadustatud juttu ja vastavat emotsioone ja tegusid ja nii edasi. Jah, see on isegi õigustatud, see on isegi hea. Sest me ei pea kannatama, arukas inimene ei pea kannatama. Kannatus on näitab alati rumaluse määr, kui suur see on.
Nii, küsitakse, et sa mainisid puhtaid emotsioone, millised on puhtad emotsioonid? Vaat lipsas need sõna suust välja, et tead, ega kõik emotsioonid on puhtad, kui niimoodi võtta. Ehk igal emotsioonil on oma nagu töö teha või oma väljendus. Ja noh, viha teeb ühte asja, laiskus teeb ühte asja, armastus ühte asja, uhkus ühte asja, eks, ja nii edasi. No, neil on kõigil, no uhkus ei ole mitte kunagi seotud vihaga näiteks. Ta ei tooda mitte kunagi viha. Selles mõttes, kui niimoodi emotsioone vaadata, võib öelda, et nad on väga konkreetselt separeeritud, nad on väga konkreetsed. See tähendabki puhas. Nad ongi puhtad. Aga kui see emotsioon astub ellu, tegevusse, siis ta näitab, milleks ta on võimeline. Ta ei ole enam nagu emotsiooni mõttes nagu puhas, või tal on juba mingisugused tagajärjed ehk rakendusele järgnevad tagajärjed. Näiteks, no ma saan aru, et sul on klaas vett, aga no ütleme, oletame klaas viina. Nii kaua, kuni sa seda joon, see puhas viin. No kui võtad sisse, nii hakkab toimima. Enam ei ole puhas viin. No niimoodi kirjanduslikult võttes, võid siit järgnevad teistsugused protsessid. Võib-olla hakkad laulma, võib-olla hakkad nutma ja hoopis tukkuma, ma ei tea, mis sul tavaliselt juhtub. Mul on konjak. Nii, siin on üks päris pikk küsimus, ma loen lihtsalt ette. No vaatame, kas saame aru küsimusest. Nii, ütlesid, et seksuaalsus ja paaritumiskäitumine seonduvad alateadvuses sageli lapsepõlves kujunenud emotsionaalsete programmide ning liigi jätkamise instinktiga. Kuidas sellised programmid mõjutavad naist olukorras, kui ta teeb teadliku otsuse lasta end steriliseerida või muutub steriilseks? Kas see muudab või ei muuda tema seksuaalsoovi, intiimsustunnet või partneriga seotust? Tead, ma ei ole naisterahvas ja mul on raske vastata naisterahva seisukohast lähtuvalt. Aga ma võin siin kohas öelda, et ma mõistan. Ja naised peaks nüüd siis vastuse kirjutama, kas ma mõistan neid õigesti või mitte, eks ole. Kui naine ei taha lapsi saada, siis ta võtab midagi sellega ette. Steriliseerib või paneb spiraali või väldib vahi korda või kondoomid on taskus, mis iganes, tänapäeval igast vahendid, eks ole. See on tema otsus. Sest rasedaks jäämine, lapse kandmine, lapse üles kasvatamine ei ole naljaasi. Rasedus ei ole igaühe jaoks, võiks niimoodi öelda. See on ainult naiste jaoks ja tugevate naiste jaoks. Kuigi, ma tean, kõik naised tavaliselt ka kihaldavad last või siis osad võib olla nooremad mitte, sest üks laps jätab väga suure jalajälje maamuna peale. On ka selliseid vaateid, eks ole. Kuid põhimõtteliselt, kui naine last ei taha, siis ei tahagi. See on tema valik ju. Ja kui ta tahab sellest võimalusest üldse nagu vabaneda, näiteks steriliseerida ennast lasta, ta teab, mis ta teeb. Nii et mul ei ole siin midagi öelda, ma ei saa siin ei taunida ega mitte midagi. Kui ma ütleks, et mis jutt see on, et naised ongi loodud selleks, et sünnitada nagu jällegi Ukraina TV, eks ole, see vahest näitab seda, mis Venemaal näiteks, meil Vene kanalid pole. Seal ütlevad kirikus papid, naine on loodud selleks, et sünnitada lapsi, andke aga tuld. Ja riiklikult tasandil räägitakse sellest, et see ongi naise kohustus, sünnitada lapsi. No mul jääb selline nagu mulje, et see on selline nagu vabrik, et täiendada siis populatsiooni. Kasvatada sealt tulevasi sõdureid või kes teab mida, eks ole. Et mina arvan ikkagi seda, et naised ei ole mitte vähem arukad kui mehed ehk need alged ehk teadus on mõlemal olemas.
ma olen näinud naisi, kes on palju-palju arvukamad kui mehed. Ja absoluutselt ei alahinda arvukust. Kuid arvukusel ehk teadmisel, mis selle kaudu saadakse, on omad vastutused. Ja kui keegi naistest arvab, et ta ei taha mingit laste kasvatamise protsessi alustada, siis on tema valik, see on tema õigus. Ma ei ütle, et ma ei ütle midagi selle kohta. Kas on hea või halb. Ma ütlen, et see on valik ja seda tuleb aktsepteerida. No võta või lihtne asi, et ma mäletan ma olen päris pikalt elanud ja kuna lapsed juba suured kõik, aga olid ju siin Eestimaal erinevad perioodid, eks ole, kus olid lastetoetused ja suuremad ja väiksemad ja nii edasi. Ja see näitas tegelikult väga selgelt seda kõverat, kuidas see käib. Mida suurem toetus, seda rohkem tehti lapsi. Mida väiksemad toetused, seda vähem tehti lapsi. See tähendab, et nagu tuge saadi, nii oli pointi, nagu tuge ei saanud, nii jälle pointi polnud. Nii et see on ka seotud ka majandusega, eks ole, subsiidiumitega. Kui neid saab, siis on okei, kui ei saa, siis miks ma pean oma elu keerulisemaks tegema. Nii et see ei ole päris selline animalistlik võib-olla, et nagu jooksuaeg on, nii kohe oled rase, nagu öeldakse, eks ole. Ja. Et see võib olla nii teadlik valik, kui ka mingid alateadlikud mustrid selle otsuse taga. Ja, ma olen sinuga täitsa nõus, jah. Sest alateadlikud valikud võivad loomulikult olla, sest nagu ma ütlesin, et mainisin, et tänapäeval on selliseid liikumisi, kus lapsi ei taheta sellepärast, et lapsed jätavad väga suure jalajälje loodusesse. Sest lapse kasvatamisele kulub mitte ainult raha, eks ole, vaid ka erinevad materjali asju, mida kõike saadakse kuskilt, eks ole. Et tänapäeval igasuguseid vaateid ja need võivad olla nii arvukad kui ka lihtsalt omaks võetud, saades aru näiteks mingisugusest osast sellest infost, siin on väga palju erinevaid variante, ma arvan, eks ole. Ja laste saamine tõenäoliselt tänapäeval lükkub edasi, nagu ajalises mõttes. Kui mina veel noor olen, siis meie saime kaunis noored lapsed, eks ole. Aga see iga tõenäoliselt laste saamise iga nagu läheb ka nagu järjest hilisemaks mingitel põhjustel. No näiteks majanduslik kindlus, eks ole, ja muud sellised asjad. Nii et see, mis toimub ühiskonnas, mis on trendi, mõjutab väga oluliselt seda osa. Ja, need siin on omad põhjused raudselt. Siis tuntakse veel huvi, kas elukaaslased on karmiliselt ette määratud või ei ole sellist asja olemas? Tead, kui nüüd sellest küsimusest peaks aru saama, oletame, et see aru saamine on nagu täielik. Et see pilt on just aru saadud detailideni. Siis ma ütleksin niimoodi, et see, mis toimub meie elus iga hetk, ei ole juhuslik. Aga kui ma ütlen seda, vastata selle küsimusele niimoodi pinapealse arusaamisega, et kas ikkagi siis on mingi ettemääratus ja nii edasi, siis ma ütleks niimoodi, et see on liiga lihtne küsimus nii keerulisele teemale. Et me ei saa taandada siia sellist teadmist, et jah, see on niimoodi. Siia on vaja rohkem süveneda. Ja, sest isi ju kärbesitud põse peale on see ka teatud tasandil seaduspärane. Eks ole? Aga vähemalt ei ole asi nagu nii lihtne, et kuskil on selline jumalik või kõrgemal olev kosjakontor, eks ole, kus pannakse lihtsalt nuppepaari. Seda kindlasti ei ole. Ehk vaata, ma loodan, et inimestel ei ole sellist tunnet, et kusagil on mingi mehaanika, insenerid, kes sätivad siis inimese elusid kokku nagu mingit mehaanilist asja. Et siin, vaata, joogas me kasutame kõrgema teadvuse puhul sellist sõna nagu Shiva.
kõikjal olev teadvus. Ta on kõik, ta on kõige algus, ta on ka ruum, ta on ka olemasolu, ta on hetk, tal on absoluutne teadmine. Ja tal on energia ehk Shakti, kes siis toimetab, loob erinevaid vorme vastavalt selle teadmisele, mis sellele ruumile siis on ja nii edasi, nii edasi. Ja ühesõnaga siis võib tekkida mulje, et aha, kusagil istub keegi trooni peal, Shiva on tal Kailashi otsas, eks ole. Shakti on tema ümber, teadab tema käski ja vot niimoodi see elu siin kuidagi toimubki, eks ole. Aga tegelikult Shiva ei tee üldse mitte midagi. Teadvus ei tee mitte midagi. Teadvus on teadlik. Ja kui me anname selle teadlikkusele sellise omaduse või vormi, kus ta siis loob midagi, loob mingid suhteid ja paneb inimesi paari ja annab mantreid ja annab kogemusi ja siis meil on täiesti vale arusaamine teadvusest. Ma saan aru, et see on inimlikult, on see nagu okei. Sest meie jaoks peab olema mingi kõrgem osutav käsi ja mingi mehaanika. Tegelikult me paneme täiesti puusse siin. See ei ole nii, Shiva on alati ainult olemasolu. Hoolimata nendest omadustest, mis tal on. Nii et ma arvan, et me peaksime loobuma sellistest inimlikest käsitlustest, mis puudutavad nimetamist kõrgemateks jõududeks. Need ei tööta seal. See on hoopis teistsugust mehaanikat. Nii, aga vaatan tänast teemat Facebookis oli kommenteeritud siin ka ja üks kommentaar oli, et armastust ei ole olemas, on vaid kiindumus, mis toob meid selle juurde, et alguses oli ka põgusalt juttu, et see omandisuhe ja selline hirm ilma jääda. Sellel vist ei ole puhta armastusega mingit väga pistmist. Kiindumine on see tavaline armumine. Mis tähendab kiindumine? Mulle meenutab see sõna kiindu nagu kiilu. Kiil. Et kiil lüüakse ühte kohta sisse, see muutub kõige olulisemaks asjaks seal. Mitte, et kiil lööb lahku, vaid kiil läheb sisse ja jääb püsima. Eks see on kogu aeg nagu terendab sul siin ees, eks ole, see probleem. See armumine ja see inimene ja kõik see, mis seal toimub. Et see on nagu tõmbab inimese fookuse niimoodi ainult ühte kohta. Ja moodustab kiilu selle asemel, et tegeleda muud asjadega ka, millega ma enne tegelesin, eks ole. Nüüd enam ei saa, sest fookus on ainult seal kinni nagu. See on piirav, raudselt piirav, sest maailm muutub väga väikeseks, aga väga intensiivseks. Ja kui nüüd arvamine on ka kiindumine, on ju. Aga kui nüüd rääkida armastusest, korra seal mainiti armastust, siis kui inimene avastab, kes ta tegelikult on, siis vähe sellest, et ta on teadlik, mis on siis arusaamise ja arukuse alus, on ta ka, kuidas ma ütlen, nagu salliv, nagu pehme. Nagu kui vaadata seda kui Shakti printsiipi, Jumala jõu energia printsiipi, siis see on nagu selle algus, mis on puhas heatahtlikkus. Aga see heatahtlikkus ei väljendu nii, nagu tavaliselt inimesed on harjunud heatahtlikkust nägema või kuulma. Heatahtlik hääle kõne ja heatahtlikud teod ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. See heatahtlikkus on sõltumatu. Täpselt samamoodi on sõltumatu siis teadvuse tõenemine. Ja kui see sõltumatu heatahtlikkus tuleb maailma uudistama, võiks niimoodi öelda. Uudistama midagi, mis on juba teadaolev või uurib midagi, mis pole veel teada olevaks saanud, näiteks püüab aru saada, siis ta muutub aktiivsuseks.
mis aitab aru saada. Samas on see heatahtlik edasi. Seesama heatahtlikkus võib muutuda emotsiooni algimpulsiks ja emotsiooniks eneseks. Ta muutub emotsiooni algimpulsiks, mis muundab on võib-olla hea sõna, võib-olla muundab on ka hea veel parem sõna. Muundab siis selle heatahtlikkuse hoopis teist liiki energiaks, mida nimetame emotsioonideks. Nii et kõikide emotsioonide algpõhjus on tegelikult heatahtlikkus. Aga kui seda mitte teada, ehk sellesse sügavusse mitte laskuda, siis me elame selliste emotsioonide, nagu öeldakse, pinnal, nagu lainete peal, nagu elu on lained ja on sügavused, eks ole, sügavuslained ja on hoovused, eks ole, rahulikult. Ja kui me elame siin üleval pinna peal, siis me elame erinevate transformatsioonide, erinevate moondumiste või muundumiste tasemel. Ja me ei oska siin mitte midagi parata ja öelda, sest see on normaalne. Me pole kunagi püüdnud aru saada nende nähtuste tegelikku juuri põhjuseid või kust nad tulevad. Ja seetõttu me siis ka ei tea seda. Ja? Aga kui me ütleme, et kõikide nähtuste alus on siis muutumatu teadvus ja algenergia eksakti, siis selleni on vaja jõuda elavalt, aru saada. Mitte intellektuaalselt, vaid iseendana. Ja kui sellest saadakse aru, siis jätakse siia ka püsima. Sest vaata, inimesel on 2 puudust. Üks puudus on teadmise puudus ja teine on seisundi puudus. Teadmise puudus väljendab kogu aeg sellest, et inimene küsib ja uurib ja puurib ja kui saab teada, rauneb maa ja nii edasi. Aga seisundi puudus tähendab emotsionaalset seisundit tavalises mõttes. Et need head emotsioonid on need, mida ma tahan, halvad on need, mida ma ei taha, sumbuvad seisundid nagu laiskus näiteks ja need on nagu okei, aga nendes puudub intensiivsus, tegevus, siis tegelikult kõik on teinud mingisuguse valiku enda emotsioonide hulgas ja pole leidnud seda õiget, stabiilset ja kestvat, sest nad kõik muutuvad. Kuid kui me süveneme emotsioonidesse, et näha, kust nad tegelikult kõik tulevad, jõuame me alati tõelise minani. Selle jõuni algsaktini või algenergiani, millest nad alguse saavad. Ja võt siin on see rahulolu olemas. Ja see on ainukene koht, kus on stabiilne. Mis selles valguses siis oleks isetu või tingimusteta armastus? Seesama ongi isetu või tingimusteta, sest teaduse tasandil ei ole olemas isikut. Nagu tavaliselt meie peades, kus me deklareerime läbi enda mõtete või emotsiooni, et ma olen see ja ma olen too. Või kus me samastame ennast oma kehaga, ütleme, et ma olen see. Siin puudub isik. Samas olemasoluna, ma eksisteerin ja igaüks teab seda. Kuid see on fakt, et see on isetu. Siin pole seda isikut. Isiku kujundab ego. Ja kui sa oled siis egotu olemasolu ja sul on siis see algšakti või siis algenergia olemas, siis see on hea tahtlikkus. Aga sa ei ole endiselt keegi. Et ütlus, et armastus mõjub ego pärssivalt. Sõltub milline armastus. Osa ego ju upitab osa armastust, ütleme, upitab ego niimoodi, et ohoho. Aga kui seda päris armastust, vaatad seda sügavalt, see on see päris algne, sest siit saab kõik alguse. No see on ego killer loomulikult, aga enne kui selleni jõuda, tuleb hakata kõigepealt nagu eristama ja aru saama, kes ma olen ja kes ma ei ole ja kõik muud teemad. See ei tule niimoodi püsivat plaksti on olemas. Aga kui inimene jõuab sellele tasandile, ütleme siis
teadvel olev inimene. Kas siis saab väita, et selline inimene armastab oma kaaslast sama palju kui, ma ei tea, naabri oma või mingit kolmandat inimest või on seal nagu oma perega ikkagi mingi teistsugune suhe? Tead, sellise inimese kohta ei saa mitte midagi öelda, sest see ei ole kirjeldatav, mis ta on. See ei ole kuidagi haaratav. No vaata, kui võtame ühe globaalse nähtuse ruum. Ruum on ju kõik läbiv. Aatomid asuvad ruumis, räägime sellest ruumist, eks ole. Ilma selle ruumita pole aatomitel kuskil olla. Me räägime sellest sügavast ruumist, see on ju globaalne, see on ju lõputu. Me ütleme siis, mina ütlen, et eksisteerib see lõputu ruum, mille sees asuvad need seinad, siin mina, sina, kõik aatomid, molekulid ja nii edasi, kõik meie mõtted hulbivad siin, päike on selle sees, planeet Maa on selle sees, kõik, mida me teame, mida me ei tea, on siin sees. No sa ei nüüd teada, mis asi see on. Ega selle põhjal ei saa päris. Sa saad kirjelduse ja ettekujutluse ja sul tekib arusaamine, ma tean küll, mis see on. Ja. Aga see ei ole arusaamine, see on intellektuaalne arusaamine, aga mitte kogemuse kaudu arusaamine. Kui sa saad kogemuslikult aru sellest, tekib ahaa. Ja vot, siis sa tead seda. Ja see on ainukene teadmine, mis loeb. On nii, jah. Nii et sellel tasandil, kus inimene on iseendana, teadvusena, armastusena, ei ole võimalik öelda selle kohta, et kas ta nüüd armastab naabrinaist samamoodi, kui meest rääkida, kui oma naist ja oma lapsi ja nii edasi. See ei ole üldse see mõõde. See tasand, kus me võime üldse selliseid asju väita või välja tuua. Selle kohta öeldakse, et see on kehastus. Kehastunud, see printsiip omab keha. Aga kuidas ta suhtub kellessegi, millessegi, sellest tavaliselt ei räägita. Ja need, kes tahavad paika panna, ei saa aru, kus kohas see kosmogooniliselt või siis füüsikaliselt olemasolus nagu asub. Ta asub tegelikult väljaspoolt kõike seda. Nii et siin need inimlikud määratlused ja kuidas ta naabrinaisega läbi saab sama hästi nagu oma naisega, need ei tööta siin. Aga inimene, kes tahaks leida siis püsivat armastust, mitte sellist, mis otsa saab või hääbub, võiks otsida just sealt. Pole teist kohta, kus see eksisteerib. Ainult siin see ongi. See on väga individuaalne leid. Sest vaata, sa võid ju koos elada ju naisega, lastega ja nii edasi ja olla sootsiumis ja gruppides ja nii edasi. Tegelikult on ju kõik indiviidid. Nendel indiviididel on ühiseid jooni ja on ka täiesti erinevaid jooni. Kui me nüüd ütleme, et teoreetiliselt on teadvus ja armastus kõigil olemas, siis see vastab tegelikkusele. Aga praktiliselt me näeme hoopis midagi muud. Ja kui me nüüd uurime, et mis siis praktiliselt pole seda esindatud, kuigi sellest on räägitud tuhandeid aastaid seal tarkade poolt ja nii edasi, siis on ainult üks probleem. Inimesed pole avastanud seda, mis nad on. On nii. Nii et see probleemi lahendus on praktiline arusaamine. Mitte teoreetiline ega intellektuaalne. Ja kui need viisid, mille kaudu inimene saab selliseid avastusi teha, on õiged, siis inimeste teadvus areneb. Ja mida rohkem ta areneb, seda rohkem on ta võimeline aru saama. Nüüd ma vist läksin liiga kaugele sellest küsimusest vist. Ei, see on igati okei, ma arvan. Aga kas see protsess on selles mõttes ühesuunaline, et inimene, kes leiab või avastab selle jumaliku armastuse, kas tal jääb ruumi veel ka, nimetame see siis maiseks armastuseks? Ma arvan, et ei jää. Vaata, siin saab rääkida teatud mõttes nagu täituvusest.
või sellest, mis on igavene rahu. Vaata, enne korra me rääkisime sellest, et kui me teeb mingid asjad ära, saavutab rahulolu ja see tegelikult iga sündmus lõpeb rahuloluga. Ja see ongi eesmärk, saavutada rahulolu. Kui sa neid sõnu ei vaata, mida ma siin räägin nagu praktiliselt, siis see tundub nonsense. Siin võib tunduda hoopis, et hoopis pidev tegevus on näiteks peapoint elus, eks ole. Ma vaata lõppu. Ja kui me saavutame selle rahulikkuse, mis ei ole alla surutud, vaid normaalne, sest see põhineb teadvusel, siis siit järgnevad teatud muutused. Korda oma küsimus üle korra, muidu ma panen puusse praegu. Kas see jumalik armastus asendab maise armastuse? Ja kui inimene on avastanud selle, kes ta tegelikult on, ja avastanud, et see on tegelikult loomulik arvukus ja heaolu, siis ta avastab ka seda, et seda heaolu ei ole võimalik saada mingitel muudel viisidel meetoditel. Tuleb läbi kaamida, läbi proovida kõik. Ta ei saavuta seda. Ja selles mõttes on see isiklikult leitud heaolu, tõelise mina heaolu, kõiki teisi heaolusid likvideerib. See likvideerib ära kõik. Selle kohta võib öelda, et ossa issa, mis nüüd juhtus, eks ole. Aga samas, kui vaadata natukene teistsuguses valguses seda, siis võib öelda niimoodi, et see heaolu on kõikide teiste tegevuste lõppresultaat. Ehk see on see vastuste vastus. Make sense? Kui niimoodi vaadata, siis see võtab ära kõik inimese piinad, kannatused, otsingud ja nii edasi. Ja kui nüüd vaadata, siis nimetusi, mis nimetus see võiks siis olla, mis nimi sellel võiks olla, siis võiks öelda, et inimese otsingud ja kannatused on lõppenud. Ehk ta on leidnud oma elus selle kvintessentsi ja saanud lõppvastuse. Seda võib nimetada erinevatel viisidel. Kas see on see täiuslikkuse avastamine, täiuslikkuseni jõudmine või valgustumine või inimsfäärist väljumine, ükskõik kuidas seda ka ei nimeta. Aga kogemusest lähtuvalt võib öelda, et mul ei ole midagi viga. Võiks niimoodi öelda. Mul ei ole midagi puudu ja mul ei ole mitte midagi üle. See on täiuslikkuse definitsioon. Muidugi ei tea, kuidas see paari suhtes see klapib, et kui mõlemad samal ajal sellesse seisundusse jõuavad, siis on vist kõik hästi, aga kui üks eest ära läheb, siis teine võib ju armukadetuks muutuda või? Võib-olla mitte armukadetuks, aga pretensioonikaks. Ja, sest sa ei ole vaata enam endine. Sest inimesed tunnevad teisi inimesi ju läbi psüühika, läbi psüühiliste reaktsioonide. Tal on sellise iseloomuga, tal on sellised huvid ja nii edasi, eks ole, sellised jututeemad ja sellised sõbrad ja nii edasi. Aga kui see kõik taandub ainult sellisele õndsale teadvale olekule, kus sa oled karukas, sa kaovad ära kõik indikaatorid. Sa enam ei saa, kes see inimene on. Ta ei ole enam endine. See kogemus on jätt võimas, et ta nagu killib ära kogu selle ego-komplekti. Ja see on tegemist tundmatuga. Katsu hakkama saada. Muidugi on keeruline. See nagu ärkad üles võõra mehe või naisega, eks ole, et ei saa, kuidas see sai, et mis värk on. Mis siis teha selles olukorras? Kuidas valgustunu kõrval ellu jääd? Ma arvan, et tuleb õppida aru saama. Jah, aru saama, just nimelt. Sest ma ei näe muud viisi. Seda, et vaata osad inimesed jõuavad iseendani ainult, jõuavad selle heaoluni. Aga nad ei tõmba järgi enda intellekti, enda arusaamise võimet.
ja siis jäävad nagu nad seal nagu ullikesed natukene sellesse seisundisse. Jube hea on olla, aga mitte midagi aru ei saa, mis toimub, mis tehakse, mida peab tegema ja nii edasi, natuke nagu sihuke tõmbab natukene kahvatuks selliseks elu mõttes, eks ole. Aga kui teadus areneb kaasa või on isegi enne nii-öelda seda lõppresultaati, siis see on ainult kasuks, sest see annab inimesele võime aru saada. Aga arusaamine on selline kvaliteet, kui see on sinu oma, nagu päris mina, mitte intellektuaalne, siis sul on võimalik ka välja kirjeldada teisele poolele ehk jagada enda teadmist. Niimoodi, et ka sealt tekib arusaamine. Ja see on juba suur asi. Et see ei ole lohutus, vaid see on tegelikkuse kirjeldus. Ja kui teine pool on valmis seda vastu võtma, võtab vastu, siis ta saab aru ja see rahustab. Sest iga kord, kui me saame midagi teada, toimub jällegi rahunemine. Jällegi viitab rahunemisele, eks ole. No nii, aga võib-olla hakkame siis sellega vaikselt otsi kokku tõmbama. Ja. Siin paar küsimust veel on. Vaatajatelt täitsa teistmasti küsimus, kas telepaatiline armastus on ka armastus? Tead, ma ütleks võib-olla niimoodi, et kui armastus on reaalse inimese vastu ja reaalne inimene on siin, eks ole, armastus. Kui inimest siin ei ole, mul on meenutus sellest inimesest, siis see, mida ma tunnen, on sama armastus. Kui ma kujutan ette seda sama inimest, keda ma armastan, on mul ka siin armastus olemas. Kui see inimene kusagil on reaalselt seal taga, kuskil kaugel, ja ma tean, et ta on seal, siis see on sama armastus. Siin ei ole erinevusi. Et on ta siis telepaatiline või füüsiline distantsitu või distantsiga tunnen sama. Samad protsessid käivad. Siis küsitakse, et selles heaolus ja õndsuses tekib haavatav tunne ja impulss seda kaitsta. Kuidas seda ületada? Ma arvan, et jutt ei ole sellest seisundist, vaid jutt on mingist muust seisundist. See seisund, millest mina räägin, ei ole haavatav, sest ta on permanentselt alles. See ei sõltu tingimustest, ta on tingimusteta. Täpselt niimoodi nagu meie teadvus, mida me kasutame igapäevaseks eluks, on tingimusteta siin. Me ei loo mitte ühtegi tingimust selleks, et ma oleksin teadvel. Ma tõin näite, eks ole, kui see teadus välja võtta, siis on inimene nagu minestanud. See on keha on maas, mingisugused minimalistlikud füsioloogilised protsessid käivad, eks ole, aga inimest ei ole siin, ehk elu ei ole võimalik. Ja kui vaadata seda näidet, siis on võimalik aru saada, kuivõrd fundamentaalne on teadvuse teadmine, mina teadmine. Ja elu jooksul kogemus minast ja teadvusest ei muutu, sest see on muutumatu. See on püsiv. Me lihtsalt ei tea seda. Meil puudub kogemus selles. Kuigi me iga päev kasutame seda, et me märkamise ja teadvustamise, eristamise ja nii edasi. Ehk kui siia süveneda sisse esitatud küsimus ja teha uuring, saada teada, siis on võimalik avastada, et see on täiesti eraldi meie maailmast, kus me elame. See on separeeritud. Ja see koht ei ole võimeline haiget saama, sest haiget saamine käib emotsionaalsel tasandil, käib mentaal-emotsionaalsel tasandil, füüsilisel tasandil, mis on täiesti erinevad tasandid. See on umbes nagu, vaata, mis näite võiks tuua, et no vaata, kujuta ette kuusk, eks ole, kuusk kasvab. Kuusk ei saa eksisteerida ilma ruumita. Me näeme küll kuuski, me näeme seda objekti, kõik need okkad ja oksad ja nii edasi. Aga vaata korraks ruumi selle ümber. Ta asub ju ruumis. Ehk valu saamine, haiget saamine tähendab seda, et kui me keegi lööb kirviga
puu sisse, eks ole, et siis ruum nagu teeb, ai, valus oli. See ei ole niimoodi. Isegi kui see kuus kaob ära sellest ruumist, ruum jääb samasuguseks, ta jääb muutumatuks. See ei muutu. Nii et see viitab lihtsalt sellele, et see tõenäoliselt see tõeline mina ei ole veel päris selge, mis see on. Aga siia võiks natuke kaevuda, et vaadata võib-olla täpsemalt järgi. Ja. Päris alguses rääkisime armumisest, kas Jumalasse saab ka armuda? Saab küll. Jumalasse saab armuda nagu teise inimesse, et kui inimeses oleks pettunud, siis võib luua endale kujutluse Jumalast, Jumal armastab mind, mina armastan teda, see võib olla sellisel tasandil. Võib-olla saab veel kuidagi Jumalasse armuda, aga mina ütleksin niimoodi, et Jumal on see, mis me ise oleme. Mina tasandil. Ta ei ole midagi erinevat. Ehk see on nagu vesi, vaata. No on ookean. Suur ookean lihtsalt on siuke arusaadav, et sul palju seal vett on. Ja samas vaata, meil on ka järved, meil on mered, meil on põhjavesi, meil on pinnavesi, meil on vihmavesi, meil on pilved. Meil on vesi igal pool, eks ole. Ja siis me ütleme, et merevesi vaata sellise soolasusega, põhjavesi vaata selliste parameetriga, vihmavesi selline, eks ole. Ja siin teetassi sees on ka ju vesi, eks ole. Et need on nagu meie erinevad asjad kõik. Kui sa saad aru, et see vesi on tegelikult üks ja see sama hoolimata sellest, millised lisandid seal on või kus see asub. Siis sa saad aru, kes sa tegelikult oled. Ja siis sa saad aru, kes Jumal või mis Jumal on. Kes või mis, see on, need on siuksed inimlikud sõnad siin. Ja kui sa saad aru, et sa oled üks piisk, selle veepiisk, siis ei saa isegi väita seda, et Jumal armastab mind või mina armastan Jumalat. Sest vesi on vesi, see on sama vesi. Mitte sama veri, nagu öeldakse, vaid sama vesi. Ja. Nüüd siin ei teki isegi sellist küsimust, kas Jumal on armastus ja kas ma armastan Jumalat. See ei ole küsimuse teema. Aitäh sulle! Aitäh sulle, väga head ja vaatajatele väga head küsimused olid. Väga head teemaarendused. Ja nagu ikka aastalõpus kombeks, et küsitakse soovide kohta, kas sul on äkki ka mõni aastalõpu soov? Et kuulajatele, iseendale, Jumalale? Soov, jah. Tavaliselt on sellised soovid, mis võiksid mulle olla, et mida mina soovin. Võib ka nii pidi, miks mitte. Vaatasin, käisin pärin hästi ausalt. Käisin duši all, vaatasin, et šampoon hakkab otsa saama, šampoon oleks vaja. Väga praktiline, eks ole. Mida teile soovida? Ka šampooni. Šampooni on ta kindlasti vaja, eks ole. See on väga praktiline. Aga mul on raske midagi soovitada, sest vaata kõik inimestel juba teada, mida nad tahavad. Kas see nüüd teostub või ei teostu, on juba ise asi. See sõltub teie arukusest, teadmisest ja kuidas te teadmist suudate rakendada elus. Aga ma usun, et me oleme täna ja kõiki nende sarjade jooksul niivõrd palju rääkinud, igasuguseid teemasid katnud, et sellest on ehk abi olnud rohkem kui võib-olla intellektuaalne huvi, võib-olla on ka keegi aru saanud iseendana, ma usun, et täna see selgus, mida ma siin silmas pean, et see ei ole ülbitsev jutt, vaid see on puht praktiline selline. Ja ma usun, et sellega on juba meie töö tehtud, eks ole. Sest kui ma sooviksin seda, et inimesed saaksid arukamaks, teadlikumaks ja
tabaksid ära oma loomuliku heaoleku. Sellest soovist ei ole kasu, sest see soov ei ole see tegevus, mille kaudu jõutakse selleni. Aga ma usun, et teadmiste tee sarja nimi juba on teadmiste tee. Need teadmised, mida ma olen siin jaganud, ei ole intellektuaalsed, vaid need on mina teadmine. Ja neid saab intellektuaalselt võtta, aga jagatud on nad sellepärast, et tekiks isiklik arusaamine, mitte intellekti tasandil, vaid mina tasandil. Selleks me teeme seda sarja siin ja jagame sellist teadmist. Aitäh sulle veel kord ja nagu sa ütlesid, palju teemasid on juba läbi käidud. Mõned teemad siiski on veel nii-öelda soolas. Nii et kui Jumal annab, siis teadmiste tee jätkub ka järgmisel aastal. Ja kohtume siis 7. jaanuaril. Ja aitäh sulle ka, väga head, sa oled väga hea selles saates, ma usun kõik vaatajad on väga nõus sellega, et me sobime kuidagi hästi ja selles osas. Aga nii tavamõttes soovin teile kõigile siis häid jõule ja aastavahetust ja järgmine aasta siis näeme või kui me nimetame seda järgmiseks aastaks, siis mul just tuli tüdruk Nepaalist, tegi seal oma kunsti ja ütleb, et seal on nii palju erinevaid inimesi, et Nepaalis on aasta 2080 või 87 midagi sellist. Ja see on palju erinevaid rahvusid ja kõigil on omad kalendrid, omad numbrid ja osad peavad jõulusid ja aastavahetust, osad ei pea nii edasi. Nii et lähtud meie traditsioonist siis ikkagi häid jõulusid ja aastavahetust ja näeme siis aastal 2081. Kõike head teile.